Okei. Laste tervis ja laste jalad. Peatume korra sellel ka. Ma ei tea, mis vanuses sa tahad seda asja nagu katma hakata siin, olgu siis väikelapsed või teismelised, aga räägime hügieenist, jalanõudest, mida sa soovitad ja üleüldse laste jalgade tervisest. Alustame võib-olla koolilastest, sest et nendel kodus lapsed on natukene või lasteaias teistmoodi. Kui on koolid, lapsed, pikad päevad koolis ja need jalanõud on küll sellised vahetusjalanõud, mida nõutakse, aga ka need on sellised moodsad, tossud, kinnised jalanõud enam jaolt. Kotad. Ja mis siis tegelikult on 8-10 tundi olenevalt päeva pikkusest jalas ja kui need jalanõud ei ole jalgadele sobivad, ehk siis kui need varbad on seal niimoodi hästi kitsas keskkonnas, kõige rohkem, mis on, tekib sissekasvanud varbaküüsi ja neid on lastel päris palju. Lastel, noortel, täiskasvanu eas ka samamoodi ja ei osata lõigata varbaküüsi, ehk siis lastel ka see, et ei tea, kuidas varbaküüsi lõigata ja siis, kui nad lõikavad ise, eriti noormehed seal 13, 14, 15, kes tahavad väga iseseisvad olla, et nad lõikavad just kõik need kaared, need nurgad ära ja lõikavad liiga sügavalt, siis on kinnised jalanõud ja kolmandaks jalgade hügieen, et nad ei taha pesta jalgu ja kui sealt nüüd siis see küünenurk natukene seda nahka katki õõrub ja tekitab väikese haava sinna ja need jalad on pesemata ka, siis tekibki mingisugune pisik sinna ja tekitab põletiku. Ja seda pärast, ja siis nad ootavad selline kuu aega, et äkki ikka läheb üle ja ega nad ei taha siis ka väga pesta, sest et see on valus, nad ei taha puutuda. Ja siis, kui minu juurde jõuavad, siis on ikka juba sellises staadiumis, et ma pean saatma kirurgile. Ehk siis operatsiooni käigus korrigeeritakse, seda võetakse ära. See, mitte kogu küüs, vaid minimaalselt ikkagi, et selline küüneserv, et ta saaks korralikult kasvada ja siis ei tekitaks enam seda sissekasvamist. Muidugi, varbad on kõigil erinevad. Kellel on natuke tontsakamad, kellel on natukene laiemad ja vastavalt sellele ka tegelikult peaks vaatama need jalanõud. Ehk siis, et nendel varvastel oleks ruumi ja kinniseid jalanõusid ei soovita küll koolis kanda või vähemalt sellised, kus sa saad vahepeal need varbad ikkagi välja võtta ja mul on endal lapselapsed, kes ka väga tahavad moekad olla ja sellised tossud nagu teistelgi on, et peavad olema. Aga see ei ole koht, kus kohas nüüd väga selle moega kaasas käia, et seal tuleb pärast palju probleeme. Ja see on väga pikk protsess, kui sissekasvanud varbaküüned hakkavad paranema mitu kuud, enne kui ta lõpuks ära paraneb ja korda saab. Ja ta peab ikkagi jälgima kogu aeg. Teine asi, mis lastel on väga palju soolatüükaid. Ehk siis soolatüügas on HPV viirus, inimpapilloomviirus, elusviirus, mis tuleb kontaktnakkuse kaudu. Ehk siis kuskil põrandal võimlad, duširuumid, mis koolis on, ujulad, saunad, kõik sellised kohad. Kui ta nüüd seal põrandal kellegil on selline soolatüügas ja oma palja jalaga seal käib, siis see viirus võib seal püsida 3 nädalat. Ja kui keegi tuleb jälle natukene, võib-olla on nahkkatki või keha või organism on vastuvõtlikum ja vastuvõtlikum siis selles mõttes, et kui immuunsüsteem ei ole tugev, tavaliselt need, kellel on nõrgem immuunsüsteem, on ka rohkem vastuvõtlikumad. Et alati kasutada tesiainet, lapsed, kes peavad käima koolis, kohustuslikus ujumas, võimlemistunnid, kõik sellised asjad, sest et neid põrandaid ja neid minu arust isegi ujulaid väga ei desinfitseerita, ma võin eksida,
aga väga palju on neid ja kuskilt nad ikkagi alguse saavad. Mina olen trennis käies siis ühisendes saunades ja pesuruumides kasutama viimastel aegadel rohkem saanud neid pletusid. Mul juba see mõte tundub rõve. Ise sinna palli alla kasutades, käib läbi nii palju inimesi erinevaid. Kindlasti omad plätud jalga, ükskõik siis, kas laps, täiskasvanu, kas sa lähed spaasse, ujulasse, koolis, oleneb, kui palju saab, eks ju. Ma kuskilt kellegi patsiendi lapse käest kuulsin, et nad ei tohi kasutada ujulas vahetusalatseid ja mina ütlesin sellele lapsevanemale, et uurige nüüd täpselt järgi, et see ei saa olla keeld, et laps ei tohi oma jalanõusid kasutada. Ma loodan, et nad said vastuse, et võib ikka kasutada. Aga desiaine, eks ju ka, et enne kui minna kasutada jalgade desiainet, mis kaitseb ka nahka igasuguste nende nakkuste puhul, mis seal kõige rohkem on, soolatüükad, täiskasvanud väga palju ei võta vastu, lapsed on rohkem sellised, kes võtavad, aga seened, jalaseened, küüneseened ja küll nendel seentel meeldib seal saunas olla, kus on soe ja niiske ja kui sa lähed sinna paljajalu, võib-olla kuskil küüs näiteks lõigatud natukene liiga sügavalt, tekib selline väikene mikrohaavakene, liigutad seal oma varbaid, saad ilusti selle seene sinna küüne alla, ta ei pruugi ju homme, ta ei tule välja, vaid 3, 4, 5, 6 kuud enne, kui ta hakkab seal lõpuks siis paljunema ja siis, kui ta muudab värvi see küünenurk, siis on alles juba see, et näeb, mis seal võib olla. Et see on pikk protsess samamoodi. Aga kindlasti kasutada jaladesi ja omad plätud, nii lapsed, ükskõik siis kuhu ühiskondlikesse kohtadesse te lähete. Need moeröögatused, mis kannakse jalgalastel, on minu lapsel nüüd tekkinud. Ta on 7, läks just kooli. On ju? Kroksid või? Ei, õnneks seda ei ole, aga lihtsalt need tava nagu jalanõud, mis on, et paksu tallaga, mingid kõrgendustega, kõik see kitsad, mingid need liistud. Et enne seda ta oli mul barefoot. Peaaegu et sünnist saati jalanõud alati valisime võtaks ruumi igati pidi ja mul tundus see barefoot hästi mõnus ja endale tundub ka, mul endal ei ole, aga ma olen mõnud osta. Mis sinu arvamus barefoot jalatsetest on? Jaa, need on mugavad, need on varvastele väga head. Mõni inimene lihtsalt ei kannata, et ta on nii madal, ehk siis, et kand on madal, aga sinna saab osta ka kanna kõrgendused juurde ja iseenest need on väga head jalanud. Et mõni inimene on selline, kes ei kannata, et tal kand ja et kannas peab olema väike kõrgendus. On mugavam võib-olla kõndida, et sinna saab sellised silikoonist, sellisest materjalist on ka kanna kõrgendused, mida panna. Nii et see on väga, väga hea. Plus ka põrutuse vastu enne. Just, sellepärast, et kui sul see kand on madal ja see kogu aeg põrutab seda, siis sinna võib jälle tekkida see kurikuulus kukekannus, eks ju, mis teeb ka ikka väga tugevat valu. Aga varvaste jaoks on need barefootid väga, väga head. Siis peab ikkagi ära ostma, proovima. Ja just jalgade tervise osas. Et varvastel oleks ruumi. Ma panen laadima telefoni. Ja siis tuleme Cold Plasma juurde. Jep. Räägi mulle sellest, et mis asi on siis Cold Plasma ja mida see tähendab ja hakkame just pihta. Enne kui sa vastad, ma teen lihtsalt meeltuletuse, et kui keegi tunneb huvi mõne sinu teenuse vastu, siis tervisesalong.ee on see, kuhu minna. Ja minge uurige, vaadake, mis seal kirjas on, mis see võimalik teha on. Kirjutage ja võtke siis ühendust, sest et ega ma saan ka pärast siin teada, kui sa mulle otsa vaatad korra, äkki ma peab tulema vastuvõtule. Ma olen mõelnud selle peale, aga